see, kas sina peaksid toidulisandeid tarbima või mitte, on loomulikult väga individuaalne ja sõltub väga paljudest erinevatest teguritest, aga lihtsustatult enamus toidulisandite eesmärk on anda sulle eluks vajalikke toitaineid, kui sa neid toidust kätte ei saa. Aga kui sa neid kätte ei saa, siis sinu esimene samm ei peaks olema kohe toidulisandite krabamine, vaid pigem üritada enda toitumist parandada ja kui see ei ole võimalik, kui sul ei ole võimalik läbi enda toitumise neid asju kätte saada, siis tulevadki sinu head sõbrad toidulisandid sulle appi. Üks lihtne näide ongi omega-3 rasvad. Enamus inimesi näiteks ei söö piisavalt omega-3 allikaid, näiteks ei söö paar korda nädalas rasvast kala ja siis tulebki neile appi üks turvaline, lihtne omega-3 tablett, mida võtta iga päev näiteks ja siis nad saavad piisavalt omega-3 rasvhappeid, mis on olulised nende ajutööle, südametööle ja rakkude tervisele. Aga see, kui palju ja milliseid toidulisandeid sa täpselt vajad, sõltubki väga paljudest asjadest. Selle selgeks tegemiseks ongi sul vaadata enda menüü üle, võib-olla isegi minna kuskile arsti juurde, teha mingisugused analüüsid ja siis arst aitab sul võib-olla teha kas enda toitumises kohandusi või siis soovitadagi sulle, milliseid toidulisandeid võtta. Loomulikult mõnda toidulisandit võib ka nii-öelda karantiina võtta, aga jällegist peale mingisuguste analüüside tegemist on kõige selgem, mida sa võiksid võtta. Edu sõbrad!